Füsioterapeut on spetsialist, kes siis tegeleb inimeste tegevusvõime säilitamisega või parandamisega. Et kui inimesel on mingisugune probleem mingisuguse liigutusega, kas siis valu tõttu või mingi liikuvuspiiratuse tõttu näiteks, siis füsioterapeut oskab seda lahendada. Et kokkuvõtvalt võib nii öelda. Põhilised, kes siis füsioterapeudi juures käivad, kindlasti on seljavalutajad. See on siis kindlasti sellepärast, et töö on muutunud selliseks, et enamus inimesed juba teevad istuvat tööd, teevad niisugust passiivset tööd, liikumist on vähe. Et üks kõige suuremaid alaseljavalude riskifaktoreid ongi siis madal kehaline aktiivsus ja ütleme, et ühekülgne kehaline aktiivsus, et puudub mitmekülgsus inimeste liigutustel. Et seetõttu on siis need seljavalutajad. Palju tuleb ka kaela ja õlavõõtme probleemidega inimesi samamoodi, eriti kellel on kas kuvariga töö, siis selline töö, kus on vaja ette painutada pead. Ütleme, et näiteks tehases töölised, kellel on liini peal töö, kellel on vaja pidevalt alla vaadata. Selliseid tuleb ka palju. Aga kindlasti on ka erinevaid, ütleme, et alajäseme probleemidega inimesi. Seal on palju harrastussportlasi, et ülevalt poolt siis õlaprobleemidega tihti on just viskealade inimesed, kes tegelevad kas erinevate pallimängudega, kus on viskamist, tennis näiteks, korvpall. Tulevad õlaprobleemidega ja siis alajäsemel on, ütleme, et välja väänatud hüppeliigesed, põlvevalud, puusavalud, et see on tavaline kontingent. Samuti füsioterapeut aitab ka operatsioonist taastuda näiteks, et kui operatsiooni järel on turse, on valu ja on liikuvuspiiratus, siis füsioterapeut tegeleb ka sellega. Väga mitmekülgne eriala. Tegelikult inimene peaks tulema füsioterapeudi juurde kohe, kui ta tunneb, et midagi on kangeks jäänud, et võivad tekkida mingisugused valud, mingi ebamugavustunne. Tasuks tulla kohe, et saada võib-olla selliseid ennetavaid harjutusi ja nõuandeid töökeskkonna kohta, näiteks töövahendite kohta. Et oleks võimalik siis ära hoida igasuguseid valusid. Tavainimene, ütleme, võiks kontrollis käia niimoodi kord aastas, et selline regulaarne kontroll, võib-olla selle kontrolli jooksul siis võetakse kokku, et kas inimesel on selle aasta jooksul mingeid muresid olnud oma liikumise, valudega, tööga, et saaks sellise ülevaate ning mõelda siis, kuidas panna see inimene enda jaoks tööle, et võimalikke probleeme siis ennetada. Et see võiks olla siis selle regulaarse külastamise võte. Tegime siis erinevaid teste, mõõtsime lihaspingeid ja proovisime leida siis seoseid inimese enda kaebustega. Enamustel siin ei olnud mingisuguseid kaebusi, ja me ei leidnud ka erilisi murekohtasid, et võib-olla ainukesed suuremad erinevused olid siis inimestel teatud põhiliigutustel, nagu siin kükk või väljaaste, kus siis oli näha, et oli, ütleme, see vaagnavõõtme lihaste, ütleme, et siis koordinatsioon ei olnud nii hea, et oli näha, kuidas põlv käis näiteks sissepoole sellel tegevusel või siis tasakaal oli halb. Et selliseid väikseid kohti, millega tegeleda tegelikult oli. Et enamustel oli mingisugune väikene probleem. Suuri probleeme ei olnud kellelgi, et üldiselt oli kõik heas seisus. Ja, et võib-olla tähtsam on siis siit edasi vaadata siis jooksutehnikat juba. Et need probleemid, mis me siin leidsime, need ei pruugi väljenduda jooksutehnikas ja ütleme, et me ei saa siin ennustada, milline on inimese jooksutehnika nende harjutuste põhjal. Et kõik need asjad kokku siis moodustavad selle terviku, millega me siis saame neid inimesi
aidata, et igasuguseid probleeme ära hoida.